Seisin meie elutoa keskel, käed veidi värisedes, jälgisin, kuidas mu mees, Gregori, lehvitas mu krediitkaartidega nagu trofeed. Hommikupäike voolas läbi põrandast laeni ulatuvate akende, kattes marmorist põrandat sädeleva valgusega, ent kõik, millele ma keskendusin, oli Gregori üha laienev kurjakuulutav naeratus. Ma olen kõik su kaardid tühistanud, kuulutas ta, tema hääl täis rahulolu. Sa oled nüüd nii vaene, et pead minult isegi tampooniraha küsima. Tema naer kõlas meie kodu kõrgetelt laedelt, sealsamas, kus olin 3 aastat püüdnud luua täiuslikku elu tema jaoks. Iga tema sõna oli nagu löök, ent ma sundisin end paigal püsima, hingama ja mitte lubama tal näha, kuidas ma murdun. Nahkdiivanilt, mis maksis rohkem kui enamik inimeste autosid, tõstis mu Diane oma pilgu ajakirjast, naeratades just selliselt, nagu olin harjunud. Tema hoolikalt maniküüdud küüned klõpsutasid läikivatel lehtedel, kui ta lisas, nälg paneb naised kiiresti käituma. Tema julmus, mis tundus nii iseenesestmõistetav, ei pidanud mind enam üllatama, kuid kuidagi suutis see ikka veel. See naine oli meie kodus elanud juba 6 kuud, söönud toitu, mille ma olin valmistanud, maganud külalistetoas, mille olin hoolikalt sisustanud ja rääkis minust kui näljasest, nagu arutaks ilma prognoosi. Avasin suu, et küsida, mis mul valesti on, et sellise kohtlemise ära teenisin, kuid Gregori katkestas mu. Ära hakka oma küsimustega, Clara. Ma olen su suhtumisest üdinenud, sinu lugupidamatusest. Ta pani mu kaardid oma rahakotti aeglaselt, kindlalt veendudes, et ma näen igaühe kadumist. Võib-olla nüüd õpid oma kohta. Need sõnad rippusid meie vahel, rasked ja lämmatavad. See hommik oli alanud nagu iga teine. Tõusin kell 6, keetsin kohvi täpselt nii, nagu Gregori seda armastas, tumedat, 2 suhkru ja piimaga. Valmistasin tema hommikusöögi, triikisin tema särgi, tagasin, et kõik oleks täiuslik, sest nii olin ma 3 aastat teinud, olnud täiuslik, vaikne, väike. Ainus erinevus oli eilne pärastlõuna. Olime istunud sellel samal söögilaual, kui Gregori mainis, et kavatseb investeerida 500 000 uutesse kinnisvaraarendustesse linna idaservas. Ma küsisin lihtsalt, mitte nõudlikult, mitte vaieldes, vaid küsisin, kas ta oli numbreid oma raamatupidajaga läbi vaadanud. Kinnisvaraturg oli hiljuti ebastabiilne olnud ja see piirkond, millest ta rääkis, oli mitmes finantsaruandes, mida olin internetis lugenud, murettekitav. Ma olin kunagi olnud raamatupidaja, väga hea raamatupidaja. Enne Gregorit, enne seda elu, olin töötanud Rodriguez ja Assocaites finantskonsultatsioonis, hallates portfelle, mille väärtus oli miljonites. Ma mõistsin riskihindamist, turuanalüüsi ja investeerimisstrateegiaid. Kuid olin sellest kõigest loobunud, kui Gregori küsis, kas ma tahan temaga abielluda, öeldes, et soovib mind hooldada, et ma ei peaks enam kunagi raha pärast muretsema. Hooldama. Iroonilisus ei olnud nüüd, seistes seal nagu eluks vajalikkus katkestatud, minult kadunud. Gregori. Suutsin oma häält rahulikuna hoida. Ma ei olnud lugupidamatu. Mul oli lihtsalt mure. Mure millegi üle. Ta astus lähemale ja ma tundsin kallist parfüümi lõhna, mille olin talle sünnipäevaks eelmisel kuul kinkinud. Mure minu äriotsuste üle. Kas sa tõesti arvad, et kuna sa oled kunagi kontoris paberite ümber liikunud, tead sa minust rohkem? Mina ehitasin selle firma üles oma isa väikesest ehitusettevõttest ja muutsin selle $1 miljoni suuruseks ettevõtteks. Mida sina oled teinud? Mida mina olen teinud? Ma olin loobunud karjäärist, mida armastasin. Olin astunud välja partneri teelt ühes osariigi kõige mainekamast finantskonsultatsioonifirmast. Olin 3 aasta jooksul juhtinud meie kodu, sotsiaalset kalendrit ja tema ema lõputuid vajadusi. Aga kõik see ei loenud, sest ei olnud raha, millega ta saaks oma äripartneritele uhkustada. Diane tõusis püsti, siludes oma disainkleiti, mille valimisel olin teda eelmisel nädalal aidanud kasutada meie pereliikme krediitkaarti, mis ilmselt enam ei eksisteerinud. Kallis, nii juhtub, kui mehed abielluvad kellegagi, kes on neist madalamal. Need tüdrukud, kes tulevad tühjusest, ei tea kunagi, et oma mehe autoriteedi küsimine on sama, mis tema mehelikkuse kahtluse alla seadmine. Mina olin tulnud tühjusest. See oli tõsi. Olin kolledži ajal töötanud 2 tööl, lõpetanud kiitusega ja ehitanud oma karjääri nullist, kasutades vaid oma mõistust ja kindlat tahet. Gregori oli pärinud oma isa ettevõtte ja kõik sellega kaasnevad sidemed. Ent tema ja tema ema arvates oli minu ise tehtud edu vähem väärt kui tema pärandprivileeg.
Mul on vaja raha toidukaupade jaoks, ütlesin vihkades, kui väike mu hääl kõlas. Kodukuludeks. Sa pidid selle üle mõtlema enne, kui eile suu lahti tegid. Gregori vaatas oma kella, Rolexit, mille olin talle meie 2. aastapäeva puhul kinkinud. Mul on kohtumine. Sa pead ise hakkama saama. Võib-olla helista mõnele sõbrale, kellel oli kunagi, ja küsi neilt abi. Oh, oota. Sul ei ole enam sõpru, eks? Sa loobusid kõigest, et olla minu naine. Need sõnad olid mõeldud haiget tegema ja nad tegid seda. Kui ma oma tööst lahkusin, olin aeglaselt kaotanud side oma kolleegidega. Kui Gregori kurtsis, et mu ülikoolisõbrad on liiga valjud või liiga arvamuslikud, lõpetasin ma nende kutsumise. Kui Diane oli sisse kolinud ja mu ruumi, rutiini ja elu üle võtnud, olin veelgi enam tõmbunud. Ta oli õigus. Olin isoleeritud ja olin lasknud selle juhtuda. Diane võttis oma käekoti ja valmistas end ette igapäevaseks ostureisiks. Reisiks, mida rahastasid Gregori kaardid. Loomulikult ei väärinud naine, kes ei toeta oma mehe otsuseid, ise toetust. See on tõeliselt lihtne. Ma vaatasin neid kahte. Need 2 inimest, kes pidid olema mu perekond ja tundsin, et minus toimub muutus. Mitte purunemine. Olin nii kaua painutatud, et purunemine tundus peaaegu võimatu, kuid muutumine, nagu uks, mille olemasolu olin unustanud, meenutas äkki, et tal on hinged. Gregori telefon helises, terav heli lõhkus ruumi pinget. Ta pilk libises ekraanile ja nägin, kuidas ta kulmud kergelt kokku tõmbusid. Esimene Rahvapank, pomises ta ning vaatas mind kahtlustavalt. Kas sa proovisid ühte kaardidest kasutada? Sest need on tühistatud, Clara. Täiesti tühistatud. Ma ei öelnud midagi. Ma polnud tunde krediitkaardile lähenenud. Olin peaaegu liikumatult istunud seal alates hetkest, kui ta oma etendust alustas. Ta vastas kõnele ametliku häälega, sellise, millega ta kliente muljetama püüdis. Gregori Bennett räägib. Vaatasin tema nägu, kui ta kuulas seda, kes teisel pool oli. Nägin, kuidas segadus tema näol vaheldus uskumisega, seejärel ilmus sinna peaaegu hirmuvarjund. Vabandust. Kas sa saaksid seda korrata? Tema hääl oli kaotanud enesekindluse. Seal peab olema mingi eksimus. Diane oli pooleldi ukse poole liikumas peatunud, tema instinktid tajusid, et võimusuhe, mille ta oli hoolikalt üles ehitanud, on muutumas. See on võimatu, ütles Gregori telefonisse, hoides seadet nii kõvasti, et tema sõrmed muutusid valgeks. Ma ei saa aru. Kas sa saad? Jah, ma kuulan. Värv kadus tema näost, justkui oleks keegi tõmmanud välja pistiku ja kogu tema üleolek voolas välja tema kallist Itaalia jalatsist. Kui ta lõpuks kõne lõpetas, seisis ta lihtsalt seal, vaadates telefoni, nagu see oleks teda reetnud. Mis toimub? Diani hääl oli kaotanud oma uhkuse, asendudes terava ja närvilise tooniga. Gregori vaatas esmakordselt tõeliselt minu poole ja ma nägin tema silmades midagi, mida ma polnud kunagi varem näinud. Ta oli hirmul. Clara, ütles ta aeglaselt. Mida sa tegid? Ma ei vastanud kohe Gregori küsimusele. Selle asemel kõndisin rahulikult akna lähedal asuvasse tugitooli ja istusin maha, ristis jalad rahu, mida ma täielikult ei tundnud, kuid mille edastamises olin kindel. Mu süda tagus, aga hoidsin oma näo neutraalsena, hingamine rahulikuna. Mida pank ütles, küsisin, mu hääl vaikne, kuid selge. Gregori lõi lõualuu kinni. Ära mängi minuga. Panganduses öeldi, et meiega on seotud suur tehing. Ta peatunud, justkui oleks teadvustanud midagi. Seoses kontodega, mis on seotud selle aadressiga. Nad helistasid, et mõned andmed kinnitada. Diane kiirus tema juurde, tema kontsad klõbisesid marmoril ärevalt. Mis tehingu kohta on jutt? Kui palju raha me räägime? Nad ei andnud telefonis detaile, ütles Gregori, ikka veel mind vaadates, nagu oleksin äkki võõras. Nad tahavad, et ma tuleksin sisse. Nad mainisid midagi investeeringute tagasimaksetest ja OÜ ülekannetest. Tema silmad kitsenesid. Sa oled minult raha varjanud. See polnud küsimus, aga vastasin siiski. Ei, Gregori. Ma pole midagi varjanud. Ma olen ennast kaitsnud. Need sõnad jäid õhku, lihtsad ja tõesed. Diani nägu keerdus raevust. Kuid enne, kui ta jõudis alustada oma halastamatut kõnet, tõstsin ma käe.
Lase mul rääkida sulle ühe loo, ütlesin. Kusagil elab noor neiu, kes oli oma saavutuste nimel näinud palju vaeva. Clara Morrison, särav ja andekas vanem raamatupidaja Rodriguez ja Associates finantskonsultatsioonis, oli vaid 24-aastane, kui Thomas Rodriguez, firma omanik, tema värbas. Ta oli muljet avaldanud Thomasele oma teadustööga riskihindamisest volatiilsetes turgudes. Kuigi paljud firmad soovisid, et Clara alustaks madalamalt, paberite sortimise ja kohvi keetmisega, nägi Thomas temas midagi enamat. Sul on silm mustrite jaoks, ütles ta intervjuu ajal. Enamik inimesi vaatab numbreid ja näeb vaid numbreid. Sina näed nende taga lugusid, seoseid ja seda, mis puudub. Ja tõepoolest, Clara suutis näha asju, mida teised ei märganud. Ta suutis tuvastada rahavoogudes ebakõlasid, mis viitasid sellele, et keegi varjas midagi. Ta oskas ennustada turuliikumisi, jälgides väikeseid märke, mida suuremad firmad relevantsuseta kõrvale heitsid. Juba 26-aastaselt haldas ta portfelle, mille väärtus ulatus kümnetesse miljonitesse. Thomas hakkas rääkima partnerlusest, oma kliendiloendi loomise võimalusest ja tulevikust, kus tema nimi seondus Thomasega. Kuid siis kohtus ta Gregoriga heategevuslikul üritusel. Gregory oli sellel õhtul lummav, tähelepanelik ja näitas üles huvi Clara tegemiste vastu. Ta esitas nutikaid küsimusi tema töö kohta ja paistis olevat tõeliselt muljet avaldanud tema edule. Järgmisel päeval helistas ta ja kutsus õhtusöögile. Clara tundis, et äkki on tal võimalik omada kõike, säravat karjääri ja suhet, kus teda austatakse. Esimesed 6 kuud olid imeliselt toredad. Gregory viis Clara toredatesse restoranidesse, tutvustas teda oma sõpradele ja näitas teda ärieventidel. Ta hoidis Clara talje ümber kätt ja tutvustas teda uhkusega. See on Clara. Ta on numbritega imeline, haldab miljoneid investeeringutes. Gregory näis olevat tema üle uhke. Siis, ühel õhtul, tegi Gregory ettepaneku. Nad viibisid tema pere suvekodus, vaid kahekesi, kui ta langes ühele põlvele, käes ehe, mis pidi olema äärmiselt kallis. Kuid enne, kui Clara jõudis jah öelda, lisas Gregory midagi, mis oleks pidanud olema hoiatuseks. Ma tahan sind hooldada, Clara. Tõeliselt hooldada. Ma tahan, et sa oleksid kodus, ehitades meie elu, mitte töötades 70 tundi nädalas teiste heaks. Sa oled juba tõestanud oma väärtust. Nüüd lase mul tõestada, et suudan anda sulle elu, kus sa ei pea enam kunagi raha pärast muretsema. Ta tegi selle kõike romantiliseks, justkui päästaks ta Clara millestki raskest, selle asemel, et paluda tal loobuda millestki, mis talle tõeliselt oluline oli. Clara tundis end väsinuna. Ta oli väsinud pikkadest tööpäevadest ja pidevast vajadusest tõestada, et ta suudab sama hästi kui mehed tema valdkonnas. Olla hoolitsetud, olla kellegi prioriteet, see kõlas nagu rahu. Ta mõistis, et oli olnud naiivne. Kuid see polnud aus minu suhtes. Ma polnud rumal, ma olin lootusrikas. Tundsin, et armastus tähendab partnerlust, et samm tagasi oma karjäärist oleks ajutine. Lootsin, et Gregory tõeliselt hindab mind rohkem, kui ma suudan rahaliselt panustada. Thomas oli proovinud mind hoiatada. Sel päeval, kui andsin oma lahkumisavalduse, kutsus ta mind oma kabinetti ja sulges ukse. Clara, ma pean sulle midagi ütlema ja palun kuula mind tõeliselt, ütles ta tõsise ilmega. Hoia oma kontod eraldi. Hoia oma investeeringud enda nime all. Hoia oma ametilised litsentsid ajakohasena. Ära anna kellelegi, olgu see kui palju sa teda armastad, täielikku kontrolli oma rahalise ellujäämise üle. Naersin siis tema jutu üle, kinnitades, et Gregory pole selline, et meie oleme partnerid. Kuid Thomas surus mulle ikkagi visiitkaardi pihku. Lihtsalt juhuks, kui vajad nõu, olen alati avatud, ütles ta. Panin selle kaardi kõrvale, mõeldes, et mul pole seda kunagi vaja. Abielu esimene aasta oli ilus. Gregory oli tähelepanelik. Reisime palju. Ta konsulteeris minuga äriotsustes. Mina juhtisin meie kodu, planeerisin õhtusööke tema klientidele, kasutasin oma karjääris arendatud oskusi, et aidata tal korraldada oma ettevõtte rahandust. Tundsin end vajalikuna, hinnatuna. Teisel aastal hakkasid asjad muutuma.
Väikesed märkused selle kohta, kuidas ma oma päevi veedan, küsimused, miks kodu polnud puhtam, kui ta koju tuli, miks õhtusöök polnud täpselt siis valmis, kui ta soovis, ja soovitused, et ehk ma ei mõista äri nii hästi, kui arvasin, kuna olin vaid töötanud konsultatsioonifirmas, mitte ise ettevõtet juhtinud. Siis haigestus Diane. See on vaid väike operatsioon, ütles ta, ja talle oli vaja kohta, kus taastuda. Ainult paar nädalat, lubas ta. Sellest on nüüd möödas 6 kuud. Diani kohalolek muutis kõik kiiremini. Ta sosistas Gregorile asju, kui arvas, et ma ei kuule. Ta on ilma tööta laiskaks muutunud. Ta kulutab sinu raha, nagu see kasvaks puu otsas. Tõeline abikaasa oleks tänulikum. Sul oleks võinud olla Pattersoni tüdruk. Tead ju, tema isa omab poole linna kommertskinnisvarast. Gregory hakkas eemale tõmbuma, kohtles mind nagu töötajat, kelle üle ta pettunud on, mitte nagu armastatud abikaasat. Ta lõpetas mu arvamuse küsimise igas asjas. Ta hakkas langetama üksi otsuseid meie elu, meie raha ja meie tuleviku osas. Ja siis hakkasin ma taipama, et Thomas oli olnud õigus. 6 kuud tagasi, kui nägin, kui hulluks olukord muutub, kaevusin oma vanasse töökotisse ja leidsin selle visiitkaardi. Minu käed värisesid, kui ma numbrit valisin. Thomas Rodriguez. Thomas, siin on Clara. Clara Bennett. Minu hääl värises. Ma arvan, et mul on nüüd seda nõu vaja. Kohtusime järgmisel päeval kohvikus, kui Gregory oli tööl ja Diane oma raamatuklubis. Rääkisin Thomasle kõik ja ta kuulas mind ilma hinnangut andmata, ütlemata, ma ütlesin ju. Kuigi tal oli selleks täielik õigus. Hea uudis, ütles ta lõpuks, on see, et sa olid piisavalt nutikas, et hoida üks konto eraldi. Klõps, klõps. Gregory seisis meie elutoas, tema näos nõudlik pilk, mis ootas vastuseid. Mida sa tegid, Clara, küsis ta taas ja ma naeratasin. Mäletasin selgelt, kes ma olin enne, kui temast sai mu abikaasa. Gregory nägu muutus punaseks. Ära räägi mõistatustes, ütle, mis toimub. Istuge maha, ütlesin rahulikult. Diane, kes seisis meie kõrval, naeris teravalt. Sa ei saa siin käske anda, tüdruk. Sa ei tähenda siin midagi. Sul ei ole raha, ei töö, eid. Korrata, ütlesin ma taas ja midagi mu hääles pidi neid üllatama, sest Gregory liikus tõepoolest diivani suunas. Diane järgnes talle, kuigi tema näos oli surmav väljendus. Astusin akna juurde ja vaatasin välja hoolitsetud murule, purskkaevule, mille Gregory oli eelmise aasta suvel paigaldanud ning kallitele autodele sõiduteel. Need kõik olid rikkuse, eduka elu ja võimu sümbolid. Kuid sümbolid olid vaid sümbolid, tõeline jõud tähendas midagi hoopis muud. 3 aastat tagasi, kui ma lahkusin Rodriguez ja assotsieerunud ettevõttest, oli mul umbes $200,000 sääste ja investeeringuid. Olin töötanud alates 16. eluaastast, hoides kokku iga senti, mis mul oli. Lõpetasin kolledži, seejärel magistriõppe ja ehitasin oma karjääri nullist. See raha kuulus mulle, see oli teenitud oma tööga. Ja kui me abiellusime, nõudsid sina, Gregory, et sõlmiksime prenuptiaallepingu, et kaitsta minu äri. See oli tark tegu, katkestas Gregory. Nii oli, nõustusin ma. Ja see prenuptiaalleping nägi selgelt ette, et kõik varad, mida kumbki meist abielu sisse tõi, jäävad eraldi omandiks. Sinu äri jäi sinu, minu säästud jäid mulle. Diane kallutas end ettepoole. $200,000. Kas see on see, millega me tegeleme? Kallis, Gregory teenib selle summa kvartalis. See on ju mitte midagi. Sa oled õiges, $200,000 ei tundu palju võrreldes sellega, mida Gregory teenib, ütlesin ma, aga see oli minu jaoks oluline. See oli mu turvavõrk, hädaabifond, tõestus, et ma olen midagi ise üles ehitanud. Pöörasin nende poole. Seega hoidsin ma seda kontot aktiivsena. Igal kuul, kui Gregory andis mulle raha isiklike kulutuste jaoks, mida ta ütles, et võin kulutada, kuidas iganes soovin, ma ei kulutanud kõike. Hoidsin natuke, vaid väikeste summade kaupa, $50 siit, $100 sealt. 3 aastaga suutsin säästa veel $15,000. Gregory viibutas käega, nagu see ei oleks oluline. Nii et sul on $215,000. See on endiselt mitte midagi. See ei selgita, miks pank helistas suurte tehingute pärast.
Ma jõuan sinna, vastasin ma 6 kuud tagasi, kui su ema kolis sisse ja asjad meie vahel hakkasid muutuma, hakkasin ma muretsema. Hakkasin tähelepanelikumalt jälgima su äritehinguid, lugema finantsaruandeid, mida sa jätasid lauale ja kuulama, kui sa rääkisid telefonis oma partneritega. Sa nuhid mu järele, tõusis Gregori häält. Kaitsen end, parandasid ma ja ühel päeval kuulsin sind telefonis rääkimas uuest investeerimisvõimalusest Riverside kaubandusprojekti kohta 20 aakrit undeveloped maad ida pool, seal, kus plaaniti uut maanteelaiendust. Oli hetk, mil kõik muutus. Gregori nägu tõi välja äratundmise, kui rääkisin temale unistustest, mis olid seotud maanteega. Sa ütlesid, et sellel on potentsiaal 3-kordistuda, kui maantee kinnitatakse, märkasin, et mu sõnad kätkesid endas tõde, mille olin avastanud uurimistöö käigus. Olin tutvunud plaanide, planeerimisaruannete ja liiklusanalüüsidega ja lõpuks mõistsin, et sa olid täiesti õige. See oli investeering, mida oleksin oma klientidele soovitanud, kui veel töötasin. Diane silmad kitsenesid, tema hääles kõlas äkki terav küsimus, mis sa tegid? Helistasin Thomas Rodriguezile, oma endisele ülemusele, vastasin rahulikult. Küsin, kas ta saaks mind aidata investeerimise protsessiga, nii et see ei oleks otse minu nimel. Ta tutvustas mulle OÜ-sid, piiratud vastutusega ettevõtteid ja selgitas, kuidas sellise ettevõtte kaudu investeerida ning oma identiteeti varjata. Gregori seisis äkitselt püsti. Sa ei teinud seda? Tegin, vastasin lihtsalt. Thomas aitas mul luua OÜ nimega Morrison Holdings. Morrison oli minu tüdrukunimi, seega oli see täiesti legitiimne. Kasutasin oma sääste, oma varasid, mis olid enne abielu, ja investeerisin Riverside projekti. Ostsin sisse 2 kuud enne sind, Gregori, kui hektari hind oli madalam. Tagasin 30% osaluse arenduses. Toas valitses surmav vaikus. See on võimatu, ütles Gregori lõpuks, kuid tema hääl ei olnud veendunud. See projekt oli ainult kutsetega. Sa ei saanud lihtsaltki. Thomas Rodriguezil on endiselt sidemed, katkestasin teda. Ta tegi mõned kõned. Tõendas, et Morrison Holdings on tõsine investor, kellel on likviidset kapitali. Nad olid rõõmsad, et said minu raha. Diane nägu muutus halliks. Kui palju me räägime, küsis ta. Projekt just müüdi, ütlesin. Maantee kinnitati eelmisel kuul ja suur jaemüüja ostis kogu vara. Igaühel, kes investeeris, oli kasum. Sinu 30% osalus, Gregori, tõi sulle umbes $800,000. Palju õnne! Ja sina? Tema hääl oli vaevusosin. Minu 30% osalus, mis oli tegelikult veidi suurem kui sinu oma, kuna ostsin varem, tõi mulle veidi üle $2 miljonit. Pank helistas, sest rahaülekanne laekus just täna hommikul minu kontole. Gregori vajus tagasi diivanile, nagu oleks keegi ta nöörid katkestanud. Diani suu avanes ja sulgus, ent hääl ei tulnud. 2 miljonit, kordas Gregori. Sul on 2 miljonit. On, kinnitasin. Kontol, mis on täielikult minu nimel ja mille rahastasin oma erainvesteeringutega. Vastavalt eelnevale lepingule, mille sa nõudsid, kuulub see täielikult ja seaduslikult mulle. Diane hääl tõusis teravaks ja valjuks. See on tema raha. Sa kasutasid teavet tema äri, tema sidemete kohta. Kasutasin avalikult kergesti kättesaadavat teavet kinnisvaraarenduse kohta, katkestasin. Sama teavet, mida igaüks oleks saanud kasutada. Tehtud investeerimisotsus oli minu oma, minu raha. Kui midagi, siis Gregori kasutas teavet, mida sai teistelt oma ärivõrgustikest. Me mõlemad nägime võimalust ja haarasime sellest kinni. Gregori käed värisesid. Sellepärast sa ei olnud eile mures, kui ma küsisin investeeringu kohta. Sa juba teadsid, et see hakkab tasuma, sest sa olid juba sees. Diane seisis seal, tema näos peegelduv raev, kui ma ütlesin, et mul on olnud piisavalt. Sa ei tahtnud kunagi partnerit, tunnustasin ma, püüdes oma sõnu kaaluda. Sa tahtsid kedagi, keda sa saaksid kontrollida, kedagi, kes sõltuks sinust täielikult, kes ei küsiks kunagi, kes oleks tänulik iga väikese väärikuse eest, mille sa talle lubaksid. Tema nägu muutus punaseks, kui ta seisis püsti, tema hääl oli täis vihkamist. Sa tänamatu väike madu. Pärast seda, mida meie pere sinu heaks tegi, pärast seda, kui me sind oma koju, sinu koju, vastu võtsime.
Vaatasin talle silma ja vastasin kindlalt, Diane, oled elanud minu kodus 6 kuud külaliste tubades, mille ma dekoreerinud olen. Sa oled söönud toitu, mille ma olen valmistanud ja kasutanud pesuteenust, mille ma olen palganud ja haldanud. Sa pole panustanud mitte midagi peale mürgitamise oma poja kõrvadesse. Kuidas sa julged minuga nii rääkida? Kuidas sa julged? 3 aasta jooksul kogunenud raev tõusis lõpuks pinnale. Kuidas sa julged tulla minu koju ja kohtlema mind, nagu ma oleksin väärtusetu? Kuidas sa julged öelda oma pojale, et ma pean nälga kannatama, et käituda? Kuidas sa julged väita, et nälg on sobiv viis teise inimese kontrollimiseks? Gregori tõstis käed, püüdes rahu taastada. Kõik, rahunege nüüd. Clara, see raha, millega me oleme abielus, on ju pool sellest minu oma. Ei, ütlesin ma kindlalt. Me elame riigis, kus tunnustatakse abielueelseid lepinguid ja meie oma on väga selge. Eraldi vara jääb eraldi. Aga isegi kui see nii ei oleks, Gregori, investeerisin ma raha, mille ma teenisin enne, kui me abiellusime. Tehtud investeering toimus läbi LC, mille ma oma rahaga asutasin. Thomas veendus, et kõik on advokaadi poolt läbi vaadatud. Raha on minu. Gregori hääles oli meeleheide, kui ta vastas, siis oled sa mulle võlgu. Nüüd olen ma su abikaasa. Sa kasutasid teavet minu ärivestlustest. Kordasin, et kasutasin avalikult kergesti kättesaadavat teavet. Aga kui me räägime sellest, mida inimesed üksteisele võlgnevad, siis räägime sellest. Läksin raamaturiiuli juurde ja tõmbasin välja väikese märkmiku, mille olin peitnud dekoratiivsete ajakirjade ritta. Gregori ja Diane jälgisid mind ühesuguste segaduse ja kasvava hirmuga nägudega. Viimase 6 kuu jooksul, alates hetkest, mil ma taipasin, kui halvasti asjad on läinud, olen ma pidanud arvestust, ütlesin lehti sirvides. Algul ainult väiksed märkmed, aga siis taipasin, et pean olema põhjalikum. Märkmed millest, küsis Gregori, kuigi tema hääl näitas, et ta ei soovinud tõeliselt vastust kuulda. Kõigest, vastasin ma lihtsalt. Iga vestlus, kus sa mind alandad. Iga kord, kui sa tegid rahalise otsuse, mis mõjutas meid mõlemaid, ilma mind konsulteerimata. Iga kord, kui su ema tegi julma märkuse ja sina ei öelnud midagi, et mind kaitsta. Hakkasin lugema, mu hääl oli rahulik. 15. september. Gregori rääkis oma äripartnerile, et hoiab mind enda kõrval, kuna olen ilus ja ei vaidle palju, erinevalt tema eelmisest tüdruksõbrast, kellel oli liiga palju arvamusi. Hiljem, kui küsisin temalt, kas ta tõeliselt nii arvab, ütles ta, et olen liiga tundlik ja et mehed räägivad ärikontekstis teistmoodi. Gregori nägu muutus punaseks. See võeti kontekstist välja, selgitas ta. Ma naljatasin 22. septembril jätkasin ma. Diane ütles, et olen oma töö lõpetamisest saadik paksenenud ja laisk. Ta väitis, et Gregori väärib naist, kes enda eest paremini hoolitseb. Kui mainisin seda Gregorile, soovitas ta, et peaksin rohkem jõusaalis käima. Sa keerutad asju, sisistas Diane. Ma püüdsin sind aidata. Naised peavad oma välimust hoidma oma abikaasade jaoks. 3. oktoobril lugesin edasi. Gregori tühistas botiklassi, millele olin registreerunud, ilma et oleks minult küsinud. Ta ütles, et see on raha raiskamine ja et peaksin keskenduma olulisemale, nagu külaliste vannitoa kujundamine. Kui ütlesin, et olen selle klassi eest oma isiklikest vahenditest maksnud, vastas ta, et mu taskuraha tuleb temalt. Seega on iga $, mille ma kulutan, tema otsus. Mu märkmik oli täis selliseid sissekandeid. 3 kuud hoolikat dokumenteerimist, iga juhtum dateeritud ja detailselt kirja pandud. Gregori nägu muutus iga loetud sissekande järel tumedamaks, kuid mitte häbist, vaid vihast, et ta on tabatud. Sa dokumenteerisid meie abielu nagu mingi spioon, süüdistas ta. See on hullumeelne, Clara. Normaalsetel naistel ei ole sellist harjumust, normaalsetel meestel ei ole harjumust ähvardada oma naisi näljutamisega, et nad kuuletuksid, vastasin ma, kuid mul on rohkem kui lihtsalt mu märkmik. Võtsin telefoni välja ja hakkasin ekraanipiltide kaudu kerima. 2 nädalat tagasi pääsesin su ema telefonile ligi, kui ta jättis selle köögisaarel lukustamata. Leidsin tema sõnumid sõbranna Margaretiga, mis olid üsna paljastavad. Diane nägu muutus valgeks. Sul ei olnud õigust, kuula seda, ütlesin, lugedes ekraanipildilt. Diane Margaretile, olen nii lähedal, et saada Gregori lahku minema.
kui ta mõistab, kui kasutu ta on, näeb ta, et Pattersoni tüdruk oleks palju parem valik. Tema isa sidemed võiksid kolmekordistada Gregori äri. Margaret vastab, kuidas sa sellega toime tuled? Diane vastab, pisikesed kommentaarid siin-seal, lastes tal näha, kuidas ta kahtleb tema autoriteedis, kuidas ta ei too midagi tõelist. Mehi on lihtne manipuleerida, kui sa haavad nende uhkust. Vaatasin Diani. Sa oled süsteemselt püüdnud minu abielu hävitada, et sinu poeg saaks abielluda kellegagi, kelle pere oleks talle kasulikum. See ei olnud seotud Gregori õnne või isegi sellega, et olla hea naine. See oli seotud ärisidemete ja sotsiaalse tõusuga. Diani suu avanes ja sulgus nagu kala, kes õhku ahmib. Gregori pöördus oma ema poole, tema näos toimusid muutused. Emme, kas see on tõsi, küsis ta. Ma hoolisin sinu parimatest huvidest, vastas Diane kiiresti. Sa võiksid palju paremat leida kui mis, katkestasin ma. Gregori seisis keset tuba, tema mõtted keerlesid nagu tuul tormisel merel. Kuidas see kõik oli nii vale? Kuidas ta oli jõudnud sellisesse puntrasse, kus armastus ja usaldus olid asendunud kahtluse ja hirmuga? Clara, tema naine, seisis tema ees, tulvil emotsioonidest ja Gregori tundis, kuidas tema käed haarasid juustest, püüdes leida selgust. Kas on parem, kui naine, kes armastas sinu poega, loobus oma karjäärist tema nimel, tegi tema kodust mugava ja elu lihtsaks, küsis Clara, tema hääl oli täis kibestumist. Või on parem keegi, kellel pole õiget perekonnanime ega sidemeid? Gregori hakkas ruumis ringi käima, püüdes leida sõnu, mis aitaksid tal mõista, mis toimub. See on hullus, pomises ta. Sa ei saa lihtsalt, sa oled minu naine. Me peaksime olema meeskond. Clara naeratas kibedalt. Meeskond. Sa tühistasid kõik mu krediitkaardid ja ütlesid, et pean paluma sinult raha hügieenitoodete jaoks. Sinu ema arvas, et nälg paneb mind käituma. Kas see tundub sulle meeskonnana? Gregori hääl kõlas nõrgalt, kui ta vastas, ma olin vihane. Kuid Clara ei lasknud end sellest petta. Sa kahtlesid minus meie enda söögilaua ääres, kui küsisin lihtsa küsimuse äriinvesteeringu kohta ja vastasid sellega, et üritasid minult ära võtta võimaluse enda puudustest hoolitseda. See ei ole viha, Gregori. See on väärkohtlemine. Sellesse ruumi jäi sõna väärkohtlemine õhku rippuma, nagu telliskivi, mis oli nende vahel. Gregori tõmbus tagasi, nagu oleks ta saanud lüüa. Ma ei löönud sind kunagi, kostis ta kaitsvat. Clara vastas rahulikult, on palju viise, kuidas kedagi kahjustada, ilma et käsi tõstaks. Raha ja sõltumatuse äravõtmiseks, sõpradest ja karjäärist eraldamiseks, tunnete tekitamiseks, et oled väärtusetu ja sõltuv. Need on kõik kontrolli vormid ja kontroll on väärkohtlemine. Diane, Gregori ema, seisis nüüd püsti, haaras oma käekoti ja ütles raevukalt, ma ei pea seda jama kuulama. Gregori, kas sa lased tal mulle nii rääkida? Clara vaatas Dianile sügava rahu ja kindlusega. Tegelikult, Diane, pead sa kuulama. Sest nüüd on nii, et ma olen maksnud 3 kuu eest Riverside Extended Stay hotelli. Seal on mugav ja köök ning iganädalane koristamine. Sinu asjad on juba pakitud. Diani hääl tõusis karjeks. Sa ei saa mind välja visata. Ma viskasin välja, vastas Clara rahulikult. Ma pakun sulle 3 kuu võrra mugavat elamist, täielikult tasutud. Mida sa pärast teed, on sinu asi, kuid sa ei ela enam selles majas. Gregori langes diivanile, pead käte vahel, hämmeldunult. Ma ei saa aru, kuidas kõik nii pöördus. See pöördus seetõttu, et sa lasid sellel juhtuda, sõnas Clara, mitte halastamatult, vaid arusaadavalt. Sa lased oma emal mürgitada su mõtteid minu vastu. Sa lasid tal veenda sind, et oma naise austamine on nõrkuse märk. Sa lõpetasid mind partnerina nägemise ja hakkasid mind pidama millekski, mis sulle kuulus. Gregori küsis vaikselt, aga raha? Need 2 miljonit. See on minu, vastas Clara kindlalt. Aga ma olen valmis investeerima osa sellest meie tuleviku jaoks. Gregori, ma olin kindel, et meie tulevik sõltub muutustest, tõelisest muutustest, mitte lubadustest, mis kestavad vaid nädala. Millised need muutused peaksid olema? Ma rääkisin tõelisest baariteraapiast spetsialistiga, kes mõistab rahalist väärkohtlemist ja kontrolli dünaamikat. Sel ajal, kui su ema kolis välja ja jäi välja, plaanisin ma oma karjääri uuesti käivitada.
Alustuseks võib olla kodust nõustamist, kuid ma kavatsesin tagasi tööle minna. Ja mis kõige tähtsam, sa pead kohtlema mind kui võrdset partnerit, mitte nagu vara, mida sa saad rahaga kontrollida. Ja kui ma ei nõustu? Küsis ta, tema hääl vaevu kuuldav. Siis ma kasutan oma 2 miljonit, et palgata parim lahutusadvokaat osariigis, vastasin ma kindlalt. Ja meie abielulepingus on kirjas, et lahkun kõigega, mis mul oli sisse toodud, pluss kõik, mis ma eraldi teenisin. Sina hoiad oma äri ja me läheme oma teed. Diane väljendas oma pahameelt, kuid Gregori tõstis käe, et ta vaigistada. Mul on aega mõelda, ütles ta. Sul on aega, kuni su ema kolimisauto lahkub, vastasin ma 1 tund. Kolimisauto saabus täpselt õigel ajal. Ma jälgisin elutoa aknast, kuidas 2 ülikondades meest hakkasid Dianet asju autosse laadima. Ema kallis pagas, dekoratiivpatjade kogum, antiikpeegel, mille ta oli nõudnud külaliste tuppa üles riputada. Iga ese, mis majast lahkus, tõi mulle kergendust, nagu oleks koorem mu õlgadelt langenud. Diane seisis eesruumis, tema nägu kontrollitud vihamask terve tunni jooksul oli ta püüdnud vaielda, vaheldudes ähvarduste ja pisaratega, kuid ma olin jäänud kindlaks. Gregori oli tõmbunud oma kabinetti ja ma kuulsin, kuidas ta seal ringi jalutas, põrandalauad kreaking iga raskete sammuga. Sa kahetsed seda, ütles Diane, kui kolijad võtsid viimased kastid. Ta mõistab, kes sa tegelikult oled, kuldkaevaja, kes manipuleeris end raha juurde, mis ei kuulu sulle. Head aega, Diane, ütlesin ma lihtsalt, hoides ukse lahti. Ta haaras oma käekoti ja lahkus ilma ühegi sõnata, tema kontsad klõbisesid teravalt kivideel. Ma vaatasin, kuidas auto kaugusse kadus, sulgesin ukse ja maja vajus sügava vaikuse alla. Otsisin Gregorit tema kabinetist, leides ta laua taga istumas, paberid laiali laotatuna, kuigi ma nägin, et ta ei olnud neid lugenud. Ta vaatas üles, kui ma sisse astusin, tema silmad punetavad ja väsinud. Ta on läinud, ütlesin ma, ta noogutas aeglaselt. Ma kuulsin. Ta vaikis hetkeks, siis küsis, kas ma tõesti muutusin selliseks inimeseks, nagu sa kirjeldasid. Istuvas toolis tema laua ees, mõtlesin tagasi aegadele, mil ma olin samas toolis istunud ja me rääkisime tema päevast, kui ta veel hindas minu arvamust. See ei juhtunud korraga, vastasin ma, see oli järkjärguline, väikesed asjad, mis ajaga kogunesid. Millal see algas? Tema hääl oli kähe. Millal ma lõpetasin sind partnerina kohtlemise? Mõtlesin sellele hoolikalt. Tõenäoliselt siis, kui sa hakkasid uskuma oma ema kommentaare, ta ütles midagi kriitilist minu kohta ja selle asemel, et mind kaitsta, mõtlesid sa, kas ta võiks olla õige. Gregori istus oma toolis, sügavalt mõtlikuna. Tema silmad vaatasid kaugusesse, justkui püüdes leida vastuseid oma sisemistele küsimustele. Ma arvasin, et kaitsen oma äri, alustas ta, tema hääl oli nüansse täis. Mu isa ehitas selle ettevõtte nullist. Kui ta suri, ootas kõik, et ma ebaõnnestun. Olin nii keskendunud sellele, et neile vale tõestada, et unustasin, kui palju ma tõeliselt vajan. Ta peatunud hetkeks, nagu mõtleks, kuidas edasi rääkida. Sa vajad kedagi enda all, et tõestada, et oled neist üle, ütlesin ma, lõpetades tema mõtte. Oma naise toetamine, kes sind vajab, kes ilma sinuta ei suuda, annab sulle jõu, mida äriedu ei suuda pakkuda. Gregori tõmbus kergelt tagasi, kuid ei vaielnud vastu. Mis sa ütlesid varasemalt kuritarvitamise kohta, ma mõtlesin seda tõsiselt, jätkas ta, tema hääl kõlas murelikult. Võib-olla sa ei näe seda nii, kuid rahaline kontroll on kuritarvitamine. Isolatsioon on kuritarvitamine. Kellegi sõltuvuse kasutamine relvana on kuritarvitamine. Tema hääl murdus, kui ta jätkas, kohutav, Clara, ma olen nii vabandanud. Sa ohverdasid kõik minu nimel ja ma kohtlesin sind, nagu sa oleksid väärtusetu. Sa tõesti tegid, nõustusin mina, ilma pehmendamata. Ta pidi seda selgelt kuulma. Kuid nüüd on oluline, mida sa edasi teed. Nõustamine, ütles ta. Kas sa tõeliselt soovid proovida? Ma tahan teada, kas mees, kellega ma abiellusin, on seal kuskil veel, vastasin ma, see, kes küsis mu töö kohta, kes tundus mu intelligentsuse üle uhke, kes pani mind naerma. Kui ta on seal, siis ehk suudame taas üles ehitada. Kui aga tema on kadunud, asendatud mehega, kes naeris, kui ütles, et pean raha tampoonide jaoks paluma, siis pole midagi, mida päästa. Gregori tõusis ja kõndis akna juurde, vaadates välja sama vaadet, millesse olin varem süvenenud.
Ma helistasin Patricia Revesile, kui sa kolijatega tegelesid. Ta on abielunõustamise spetsialist ja tal on homme pärastlõunal vaba aeg. Sa oled juba helistanud, ütlesin ma üllatunult. Ma kartsin, et lahkud, kui ma ootama jään, tunnistas ta. Olen viimase tunni jooksul mõelnud, milline mu elu oleks ilma sinuta. Ja Clara, see on tühi. Kodu, äri, kõik on sinuta õõnes. See on algus, ütlesin ma, aga sõnad on kerged, Gregory. Tegutsemine on see, mis loeb. Ma tean, vastas ta, pöördudes minu poole. Krediitkaardid. Olen juba pangaga helistanud, et need taas aktiveerida. Ja ma lisan sind peamise majapidamiskonto täisliikmeks, mitte ainult volitatud kasutajaks. Võrdne ligipääs, võrdne kontroll, noogutasin mina. Aga minu karjäär, küsis ta, tema hääles oli ärevus. Mida iganes sa tahad teha, ma toetan sind, ütles ta kiiresti. Kui soovid tagasi Rodriguez ja Associates, kui tahad alustada oma konsultatsioonifirmat, kui soovid lihtsalt aega võtta, et mõelda, mida sa tahad, mida iganes see on, ma mõtlen seda tõsiselt. Ei mingit katsetamist, et sind väiksemana hoida. Olen juba Tomasega rääkinud, ütlesin ma, tal on kliente, kes vajavad finantsnõustamist, kuid ei vaja täiskohaga töötajaid. Ma saan kodus töötada, seada oma tööajad ja järk-järgult taastada oma professionaalset mainet. Gregory suutis väikese naeratuse välja suruda. Sul on kõik plaanis. Ma pidin seda tegema, vastasin ma ei tohtinud lasta end sinu otsusest sõltuda. Vajadus teada, et olen igal juhul korras, oli mind saatnud juba mõnda aega. Ühel päeval, kui ta astus minu juurde ja põlvitas minu tooli kõrval, haaras ta ettevaatlikult mu käest, nagu kartes, et tõmban end tagasi. Ma ei tea, kas ma väärin teist võimalust, aga kui sa oled valmis mulle selle andma, luban, et iga päev tõestan, et suudan olla see abikaasa, keda sa algusest peale väärisid, vaadates meie ühendatud käsi, tundsin tema suure käe ümbritsevat soojust. 3 aastat tagasi oli see puudutus andnud mulle turvatunde, hiljem oli see muutunud vangistuseks. Nüüd polnud ma kindel, mida see tunne minu sees tekitas, aga ma olin valmis seda avastama. Üks päev korraga, ütlesin. Me läheme nõustamisele. Töötame suhtlemise kallal. Sa kohtled mind kui võrdset ja luban, et ütlen välja, kui miski mind häirib, selle asemel, et lasta pahameelel kasvada. Me peame mõlemad muutuma, või siis see ei toimi, üks päev korraga, nõustus ta. Järgmisel hommikul istusin Thomasiga kohvikus, mis asus kesklinnas. Just tema oli aidanud mul asutada Morrison Holdingsi, et kõik seaduslikud dokumendid korralikult läbi vaadata. Nüüd lükkas ta lauale kausta. 3 potentsiaalset klienti, ütles ta. Väikesed ettevõtted, kes vajavad kvartaalset finantsülevaadet ja investeerimisnõuandeid. Mitte liiga nõudlikud. Head algusprojektid, et tagasi mängu saada, avades kausta ja uurides teavet, tundsin emotsiooni, mida polnud tunnenud 3 aasta jooksul. Tööalast elevust. Need on ideaalsed. Kuidas Gregory sellega toime tuleb, küsis Thomas ettevaatlikult. Ta püüab, vastasin. Meil on täna pärastlõunal esimene nõustamisseanss. Ma ei tea, kas abielu jääb püsima, aga vähemalt nüüd on tal võimalus. Ja mis veelgi tähtsam, ma tean, et igal juhul suudan ma edasi minna, Thomas naeratas. Seal on Clara, keda ma mäletan, see, kes astus 7 aastat tagasi minu kontorisse ja ütles, et temast saab parim raamatupidaja, keda ma kunagi palkasin. Ma olin siis uhke, vastasin naerdes. Sa olid enesekindel, parandas ta mind. See on erinevus. Ja sa oled endiselt see inimene, Clara. Lihtsalt unustasid selle hetkeks. Mõeldes kõigile juhtunule, eilse hommiku alandusele, rahaga seotud avastusele, Diani ja Gregoryga toimunud vastasseisule, tundsin end murtud tükkide keskel, kuid ka tugevuse, mille olin leidnud 3 aasta jooksul, mil olin end väikseks teinud. Ma ei unusta enam, ütlesin. Sel õhtul istusime Gregoryga Revesi kabinetis, närvilised ja ebakindlad. Nõustaja oli 50-ndates naine, kelle silmad olid lahked ja käitumine otsekohene. Rääkige mulle, ütles ta, vaadates meid mõlemaid. Miks te siin olete? Vahetasime Gregoryga pilke ja alustasime koos rääkimist. See ei olnud muinasjutt. Ei olnud maagilist hetke, kus kõik oleks korda saanud, ega dramaatilist leppimist, kus kogu valu kadus.
Selle asemel oli see lihtsalt keeruline ja segane töö kahe inimese vahel, kes püüdsid välja selgitada, kas nad saavad midagi uut ehitada purustatud osadest, mis neil kunagi olid. Mõned päevad olid raskemad kui teised. Mõnikord libises Gregori tagasi vanadesse harjumustesse ja pidin talle meelde tuletama. Mõnikord sulgusin ma endasse, kui oleksin pidanud suhtlema ja siis pidi Gregori mind välja tooma. Kuid aeg möödus, nädal nädalalt, sessioon sessioonilt ja meie suhe hakkas leidma oma rada. 3 kuu pärast allkirjastasin oma esimese lepingu uue kliendiga, väikese tehnoloogiaettevõttega, mis vajas abi oma finantskasvu plaani struktureerimisel. Töökoha, mille Gregori oli aidanud mul seada, oli saanud mu kodukontoriks. Ruumi, mis kunagi oli olnud lihtsalt panipaik, oli nüüd mu professionaalne valdus. Kuu aega hiljem helistas Diane ja küsis, kas ta võiks mind külastada. Gregori vastas kindlalt, et mitte enne, kui ta ei ole mulle otse ja siiralt vabandust palunud. Diane lõpetas kõne ja me ei kuulnud temast tükk aega. Ja see oli okei. Aasta pärast vaatasin ma vannitoa peeglisse ja nägin seal kedagi, keda tundsin. See polnud tüdruk, kes olin olnud enne abiellumist, ega ka see tuhmunud naine, kelleks olin muutunud abielu jooksul. See oli keegi uus, tugevam, targem, ettevaatlikum usalduse osas, kuid samas kindlam oma väärtuses. Kuulsin, kuidas Gregori tegi all köögis hommikusööki ja mu huultele kerkis naeratus. Me ei olnud täiuslikud ja võib-olla me kunagi ei saagi, kuid nüüd olime me partnerid, tõelised ja see oli piisav. Olin õppinud kõige olulisema õppetunni, elu ei saa ehitada kellegi teise tingimustel. Sa pead esiteks enda väärtustama, enda eest kaitsma, enda usku hoidma. Kõik muu, armastus, abielu, partnerlus, saab rajatud vaid sellele kindlale alusele. Ja ma ei unustaks seda kunagi.